Tere! Tere ka minu poolt! Käes on juuli lõpp ja vaatamegi, millised uudised meile siia saatesse mahuvad. No vaatame kõigepealt hindu, et hinnad on siin viimase nädalaga kõvasti muutunud, eelkõige just kukkumise poole kahjuks põllumehe vaatest. Ja siin on kindlasti väga selged põhjused nii-öelda geopoliitikas, et mis on viimased uudised sealt? No kõigepealt ikkagi see peab paika, et kui me lähme kiiresti ülesse, siis on oht kiiresti ka alla kukkuda. Ja eelmine nädal oli selles mõttes, ütleme, et päris hull nädal, et liikus Matif väga kiiresti, kõikumisi oli päeva sees ka ja siis me liikusime põhimõtteliselt sinna üle 250 ja reede pärast lõuna oli siis see päev, kus nägimegi seda väga kiiret kukkumist. Ja muidugi oleme seda varem ka öelnud, et praegu ikkagi pealkirjad igasugused uudisenupud loevad ja selle peale siis turg ka nii-öelda reageerib. Ja antud momendil, mis puudutab Nisumatifit, siis see on mõjutatud eelkõige siis Ukraina ja Venemaa sõjauudistest. Meil on tegelikult ju 2 sõda käimas, nii Ukraina-Venemaa kui ka siis see Iraani-USA sõda ja need omavahel tegelikult need mõjutavad erinevad toorained. Ja sellega me peame kursis olema, mis seal kogu aeg toimub. Ja sellest ka need hindade liikumised. Et Nisu, kui me vaatame, siis võrreldes nädalaga ongi alla tulnud siin oma tugev 10 eurot, kui mitte rohkem. Ja raps, sa vaatasid õlikultuurid samamoodi üle. Circa 25 peaaegu isegi. Et hinnalangused on olnud kiired, et nii kahjuks on. Ja, et see üksteise mõjutamine on üks asi on toorainete hinnad kui sellised, aga teine asi, mida Iraani pool kindlasti mõjutab kõige rohkem ja muidugi ka Ukraina-Venemaa sõda on ikkagi nii-öelda siis transpordi kallinemine, et see on nagu see, mis ka viljale võib-olla siis nii-öelda või põllumehe jaoks nagu võib-olla topeltmõjuga. Teatud momentidel vähemalt. Ja kui me vaatame natuke korra sisse sinna Venemaa-Ukraina sõjale, et näiteks ka, et miks üleüldse Matif on üles läinud, puhtalt sellepärast, et on siis sadamad kinni, sealt laadida ei saa, eks ole, see on tekitanud turgudel närvilisust ja kohati arvatakse ka, et tegelikult Matif on tõusnud isegi vähe. Tegelikult peaks olema veel kõrgemal arvestada, et sealt ei ole veel saanud midagi laadida või siis väga vähe. No see Matifi vähene tõus on ikkagi kantud lootusest, et see leitaks mingi lahendus. Sest et iga kord on leitud, nüüd ongi küsimus, et milline on see ajaraam, kaua siis ootama peab. Eks mingi vili sealt ikkagi liigub, lihtsalt need riskid ja riskipreemiad on oluliselt suuremad ja kindlustused on ikkagi sellised kohati, et ikka ma arvan topelt lausa. Ikka väga kõrged ja ütleme niimoodi, et miks reedel ka turg alla tuli, oligi jälle selline uudisenupp, et leitakse lahendusi ja oligi pakutud mingid lahendusi, eks ole, aga mingid otsuseid ei tulnud, aga juba piisas sellest, kui paar punkti pandi kirja, lasti nii-öelda meediasse laiali ja kohe turg sellele reageeris, fondid koheselt nii-öelda hakkasid müüma positsioone, eks ole, uudiste peale, tuleb võtta kiiresti lühiajaline kasum välja ja see viiski Matifi vaba langusse, et sellised uudised kindlasti võivad ka teistpidi mõjutada. Et siin me mäletame just eelmisel nädalal, et turg läks kiiresti üles, sellepärast, et laev lasti põhja ja nüüd oli vastupidine uudis, kiiresti jälle alla. Jah, praegu on kindlasti mõjutanud see ka, et on nii-öelda see laevade pommitamine, kui nii võib öelda, on natukene nii-öelda maha rahunenud. Hetkel viimased päevad vähemalt mingid suuri uudised pole olnud, vähemalt ma ei ole näinud seda. Nii et see on selline ajutine paus on toetanud seda nii-öelda uudist, et leitakse ehk mingi kokkulepe. Ja kui vaadata, et kuidas nagu turg nagu seda ennast positsioneerib, siis me ei ole ikka veel näinud seda, et need, kellel on lepingud siis Mustast merest, et nad otsiksid nii-öelda siis kaupa, et asendada ja laevu laadida. Nad ootavad viimase hetkeni ja loodavad siiski veel saada seda kaupa sealt, sellepärast ka on turg nagu rahulik, sellepärast me ei näe, et Matif oleks näiteks 300, vaid me oleme täna seal 230 juures ja ikkagi loodetakse, et nüüd on tõesti, nagu sa ise mainisid ka tegelikult selles ajaaknas on see veel 5 päeva või 2 nädalat ja ütleksin, et ega siin väga palju aega ei lähegi, ma arvan, et siin 2 nädala jooksul peab mingisugune selgus saabuma. Peavad ka võtma otsused need, kes siis, kellel on lepingud sealt Mustast merest
ja siis tulla siia laadima, et ütlen nii, et mu enda päev näeb ka välja niimoodi, et väga palju tuleb nii-öelda küsimisi. Ehk siis ostjad tegelikult kogu aeg kombivad pinda, kui palju on võimalik Euroopast laadida, kas ollakse valmis, mis kvaliteet on tulemas, me ju alles hakkame koristama, et me oleksime nagu selline nagu põhimõtteliselt valmisolekus. Ja nüüd ole siis nii-öelda see hiromant, et tajuda ära, et kas on õige aeg siis teha mingi leping või mitte, et ega ise ka siin oleme nagu dilemma ees, et millal see momentum on, sest kui ikkagi mingi lahendus leitakse ja need laevad sinna saavad minna laadima, siis see tähendab kohest turu nagu kokkukukkumist, sellepärast et siis hakkab surve tulema nii Ukrainast kui Venemaalt. Ukraina on muideks koristanud juba 22% oma nisust. Venemaal on ka praegu olukord hea ja ikkagi prognoositakse head saaki, kas siin 500 000 vähem rohkem, aga surve sealt on. Pluss veel see, et Venemaal endal hinnatasemed on alla läinud, kuna lihtsalt ei saa välja eksportida ja Vene niisu ikkagi on jätkuvalt seal $235–240 juures, kui me Euroopas näeme palju kõrgemaid hindasid. Nii et üks väga selge stsenaarium on see, kui lähiajal lahendus tekib, siis hinnad kukuvad ja tegelikult ka vastupidi. Kui ei teki sellist lahendust, siis seda, et hakatakse asendusi otsima, sest peab otsima mingi hetk kuskilt. Täpselt, ja siis sellele reageerivad müüjad, reageerib Matif kindlasti ja kui me vaatame ka sellist, pikemat perspektiivi, kui ikkagi see segadus, nimetagem siis seda niimoodi, ei lahene, siis me võime rääkida, et Matif võib siin ronida ka võib-olla siin 270 juurde. Et ka tehniliselt selliselt võidakse näha, aga ütleme, et see on B-stsenaarium, et see ei ole nii, et kindlasti nii juhtub. Jah, see on lihtsalt üks võimalikke versioone, mis mingite tingimuste täitumisel võib juhtuda, aga mis tuleb tõesti siin versioon on erinevaid ju, sõltub iga ühe nii-öelda kannatusest. Just, ja siis peab veel mõtlema ka selliselt, et okei, kui lühiajaliselt ikkagi nii-öelda ei avane see Mustmeri ja on vaja siis otsida asendusi mujalt, siis see hind on ajutiselt kõrge, sest ikkagi see Venemaa suursaak ja ka Ukraina, need tahavad ju ikkagi saada eksportida. See ootab seda momenti, kui siis see kokkulepe tuleb, on ta siis nädal, 2, 3 või 4 on ju. Või siis 2 kuud. Või siis 2 kuud, aga mingi hetk see surve ikkagi tuleb ja siis mängib jälle fundamentaal ja nii edasi. Ja siis hinnad tulevad ikkagi alla, kas tuleb siis lähiajal või siis kaugemas. Ehk tegelikult nähakse ka niimoodi, et kui see see halvem stsenaarium siis realiseerub ja hinnad lähevad üles ja on vaja asendusi leida, siis see tähendab, et hilisemad positsioonid tegelikult on väga suure langusega. Jah, mis kokkuvõttes või selle nii-öelda geopoliitika kokkuvõttes ma ise nii-öelda järeldaksin seda, et kuna hinnad tegelikult on täna ikkagi head, suures pildis, kui vaatame nii-öelda kuulubaasiga ja mis hind võib olla, siis ma ikkagi arvan, et see hetkel on Eesti põllumehele kasulik, see situatsioon. Nüüd jah, sõltub nüüd, mis siis tulemas on, et kui leitakse lahendus, siis kukub ära, on ju. Nii et võib-olla põllumehed siin ka, kes ikkagi täna koristavad, juba näevad, et on midagi koristatud ja saak on hea ja veel midagi müünud ei ole, siis see on kindlasti mõttekoht, et ehk peaks midagi müüma, sest et võib tulla edasi periood, kus hinnad on 1 kuu või 2 madalamad kui nii-öelda tänasest. Ja, et olukord on selles mõttes küll mänginud põllumeestele selle hea momentumi siin enne koristusaega ikkagi. Parem oli muidugi eelmine nädal, aga ka praegu ei ole veel väga hullu. Jah, ütleme, et võtame siis niimoodi tagantjärgi tarkusega need, kes arvasid, et äkki tõuseb või küll tõuseb, siis ei, et ikkagi ka turul on mingid nii-öelda piirid ees ja tegelikult on niimoodi, et need ostjad, kes muidu ostavad lõppturgudel, need ei ole valmis täna selliseid hindasi maksma. Jah, ja siin sa oled öelnud mitu põhjust, et üks põhjus on tegelikult see, et need ostjad on saanud parema saagi. Just. Ja teine asi on see, et nad teavad, et vili tegelikult on olemas. Just, täpselt nii. Ja et seetõttu tulevad juba sealt need raamid ette. Nüüd mõnda aega on ju koristus Euroopas ju käinud ja paljud on seal poole peal ja võib-olla isegi hakkab lõpp paistma mõnel riigil, et mis nende kvaliteetide hetke teadmine on, et mis kvaliteeti tuleb näiteks Prantsusmaalt või ka Saksamaalt, kui teada on? No Prantsusmaa on nüüdseks ikkagi koristuse praktiliselt lõpetanud, et see hea ilm, mis on ühelt poolt olnud nagu väga valus kõigile, siis see on kiirendanud koristust ja nisu on tehtud.
nii et sealt on teada, mis sealt tuli suuresti, küll loetakse veel kokku, eks ole, et kui palju ja mis kvaliteeti lõpuni, aga ikkagi see info, mis on tulnud, siis kvaliteet on parem kui eelmistel aastatel. Ikkagi selline tugev 11,5 proteiini ja kohati ka 12, kõik näitajad on olnud head, nii et ses mõttes veel korrates üle, et see kartus, mis võis olla, et selle põua tõttu näiteks on mahukaalu teema, siis tegelikult mahukaalud on ka väga ilusad, nii et Prantsusmaa tegelikult õnnestus saagiga väga hästi. Nisu poole pealt. Just. Mis puudutab Saksamaad, siis Saksamaa ei ole veel nagu suuresti alustanud, on seal lõuna pool tehtud lõikeid ja kvaliteet on võib-olla ikkagi tsipakene madalam proteiini mõistes võrreldes eelmise aastaga. Kuid väga algusjärgus ollakse, ka seal on hiline koristus, vihmad on seganud, nii et siin Põhja-Saksas eriti polegi veel koristatud. Küll aga talioder on võetud ja see oli väga ilus seal ka, nii et praegu ongi tegelikult Saksamaa tahabki seda talioder tegelikult välja eksportida. Ja kui sealt edasi liikuda, siis Rumeenia, Bulgaaria, seal on täies hooskoristus, kvaliteedid on suurepärased, võib-olla natukene madalam proteiin, kuid üldpildis on seal ka väga hästi ja ka oder on seal väga ilus, nii et need, kes praegu ekspordivad ja tahavad kaupa välja saada siit Euroopast, ongi just nimelt Bulgaaria, Rumeenia, et sealt välja liikuda. Ja siis, kui tulla nüüd siia Baltikumi poole peale, siis ka Leedu kolleegid räägivad, et ühteteist on juba võetud ja pilt näitab seda, et proteiinid on paremad kui eelmise aasta alguses, kui koristusega alustati. Selge on see, et leedukad on ka tegelikult natuke hilisema koristusega võrreldes eelmised aastad. Nii et praegu arvatakse, et võib tulla tegelikult parem proteiin kui eelmisel aastal. Põllupilt oli ka muidugi hästi ilus ja tugev, kuid ollakse ikka väga algusjärgus, nii et väga vara veel midagi öelda. Ka meil on tulnud esimene nisukoorem sisse. Jah, selle pinnalt muidugi mingeid väga suuri järeldusi teha ei saa veel. Aga jah, siin nisu kindlasti hakkab kohe varsti ja ka raps ka väga pikalt ei oota, et suure tõenäosusega see nisu ja rapsi koristus siin järgmine nädal pihta hakkab. Senimaani on tulnud ikkagi peamiselt otra, nii kuiva kui ka märga siis ja ma peaks ikkagi ütlema, et odra mahukaal on olnud ikkagi täitsa okei. Seal 62-64 kandis enamasti on olnud üksikuid võib-olla ka alla selle, aga suures pildis on okei. No kui võtta ikka viimased aastad, siis taliodra mahukaal sellel aastal ma ütleksin, et on ikka väga kõva õnnestumine, et nii ilusat mahukaalu mina hea mitu aastat tegelikult ei mäletagi. Jah, taliodraga on olnud tavaliselt see probleem, et seal mingid ohted ei tule küljest ära ja see rikub ära selle nii-öelda mahukaalu seal ja mingil põhjusel jah, ta on kippunud jääma sinna kehvema poole, eriti võrreldes suviodraga. Aga see aasta jah, me ikkagi ütleks, et üsna okei on, et võib täitsa rahule jääda. Mis võib-olla on probleemiks, on rohelised terad, eks need tehnorajad võib-olla ka külgvõrsed võib-olla sõltuvalt siis võib-olla nii-öelda sordist on ju, tekitavad kohati probleeme, see kindlasti hoiab niiskuse üleval ja on kuivatuskulud võib-olla suuremad põllumehel endal, aga ega tegelikult ka ostu poole pealt ega need rohelised terad nagu head ei ole, nii et selles mõttes on see võib-olla selline asi, mida varasemalt nii palju pole täheldanud. Kui oli juttu just kuivatamisest ka, et me ju ise ka kuivatame väga palju, et jah, et tänasel hetkel kõik kuivatid on valmis, suur osa kuivatidest on esimesed portsud ikkagi sisse ka saanud juba, nii et selles mõttes oleme üle Eesti ilusti kaetud ja oleme kuivatamas, nii et ootame siin nisu ja rapsi ka ja lõpetame siis lõpuks oaga mingi hetk. Nii et jah, et oleme meie nii-öelda kuivatite vastuvõtupunktide uksed on avatud nii-öelda kuivale kui ka siis märjale, et oleme valmis siin abistama põllumehi kiirel ajal. Mine tea, kuidas see ilmgi siin meil saab olema, et igal juhul on meil valmisolek olemas. Just, ja nagu varasemate aastatel ka, et proovime olla ikkagi niivõrd palju paindlikud, et vähemalt leiame mingi lahenduse, et kui seda näiteks muugale mingi kultuur või mingi koorem ei sobi, on ju, parasjagu, et siis leiame sellele üldiselt ikkagi mingi lahenduse, et väga harva, kui me päris tagasi saadame, et võib-olla siin nõgipead ja sellised tungaltera probleemid suuremad on sellised, kus siis midagi teha. Ühesõnaga lahendame alati iga küsimuse nagu ära. Võimalusel kindlasti. No võtame siia peale nisu siis ka maisi ja peale maisi kohe soja siia otsa, aga maisiga siin Prantsusmaal ei olnud head uudised ja maisi hind ju teatavasti mõjutab meil ikkagi ka söödakultuuride hindasid, et mis seis meil on praegu hetkel?
no see sama kuumus ikkagi Prantsusmaal ei ole mõjunud maisipõldudele hästi ja selline 38% vaid maisipõldudest on heas või väga heas olukorras võrdlusega eelmisel aastal, kus oli üle 72% heas või väga heas olukorras, need meeletu suur vahe. Ja loomulikult ka Euroopa on mures, et Prantsusmaalt tuleb vähem maisi ja see olukord tegelikult järjest halveneb, ega see ei ole nüüd nii, et nüüd nii ongi, vaid järjest halvemaks see olukord läheb ja ega mujalt Euroopast samamoodi nähakse, et tuleb vähem maisi, neid ikkagi prognoositakse siin selline ütleme, et räägitakse ikkagi 10 miljonist tonnist vähem maisi võrreldes eelmise aastaga. Ja maisi puhul ikkagi tuleb ka seda silmas pidada, et meil on Euroopa mais ja siis on meil ka ju USA mais, et USA on kõige suurem maisitootja ja kahjuks või õnneks ei ole ka seal olukord kõige parem, et kui ilmakaarte vaadata, siis USAs ka oli siin kuumalaine ja nüüd on ka tulemas kuumalaine, et seal on ka tegelikult sademete puudus ja liiga kõrged temperatuurid ja ka USAs on maisipõllude olukord oluliselt vähenenud nädalas lausa 4% punkti võrra, et vaid 63% sealsetest maisipõldudest on siis heas või väga heas olukorras, võrreldes siis eelmise aastaga, kui see protsent oli üle 70 samamoodi. Nii et väga oluline saab olema, et kuidas siin need maisipõllud nüüd edasi arenevad. August on Ameerikas äärmiselt oluline just maisipõldude seisukohalt, nii et kuidas seal saab ilm olema, väga oluline, aga juba nagu mainisin, siis ees olevad 2 nädalat on näha kuiva ja kuuma, nii et jah, selline huvitav olukord, et see on ka kõik viinud muidugi ka futuurid üles. Maisifutuurid samamoodi on kõrgel ja fondid muidugi võime öelda, on kogu aeg pikendanud ja suurendanud oma long positsiooni ehk panustavad jätkuvalt tõusule. Nii et mais on kindlasti see, kus meil peab silm peal olema, et ühelt poolt siis nisu võib olla siis ikkagi surve all ühtepidi erinevate versioonide kohaselt, teisalt ikkagi mais on see, mis võib toetada. Aga vaatame siia siis nüüd õlikultuure ka, et sojad ennem siis juba küsisin, et see mõjutab võib-olla meil kõige rohkem praegusel hetkel. Mis meil on seisud seal? Õlikultuuride pilt on selline, et miks kõik õlikultuurid on üles läinud, on 2 põhjusel. Kõigepealt on sõda siis USA Iraani vahel ja Hiina ostuhuvi, et see on viinud turud siis ülesse. On läinud kõik õlikultuurid ülesse ja sojaõli näiteks on aasta alguses tõusnud lausa praktiliselt 60%. Nii et me oleme kerinud ennast üles ja siin samamoodi tegelikult on nüüd hinnad vahepeal alla tulnud ja väga tugevasti on kukkumised olnud, et just nimelt jälle geopoliitiliste sõnumite tõttu. Jah, siin tegelikult mind paneb ikkagi imestama tegelikult, et see nafta hind ei ole väga hull tegelikult kõige selle asja juures. Kui me arvestame seda, et see Hormuzi väin on nagu kinni, Ukraina on Venemaa naftaekspordi võimekust oluliselt ikkagi vähendanud, see tegelikult oleks pidanud mõjutama oluliselt rohkem, aga kui see on toimunud päris pika aja jooksul ka ja tegelikult on maailm kohanenud selle probleemiga. Seetõttu võibki siin arvata nagu seda, et nagu me Viljas rääkisime, et kui need probleemid mingi hetk nüüd lahenevad, siis võib juhtuda see, et ikkagi ka siis nafta tooraine kui selline oluliselt odavneb. Jah, täpselt, et nafta ongi nüüd alla tulnud. Ütleme, et USA president on andnud võimaluse siis diplomaatiale, kui nii võib öelda, et on lepitud kokku nii öelda, et ei pommitata laevu ja ka tulistata, et see on toonud ka nii-öelda nafta hinna alla, selle peale kukkusid kõik futuurid ja on ka raps alla tulnud ja väga kiiresti jälle, eks ole. Et aga me oleme väga õhukesel jääl, väga õhkõrn on see. Me oleme väga õhukesel jääl ja me ei räägi ainult võib-olla siin USA, Iraan ja Ukraina, Venemaa, sest ütleme nii, et kui me vaatame niimoodi, et ega Iraan on ju sisuliselt üle Musta mere Ukrainast on ju ja tegelikult siin õnnestus Ukrainal üks laev ka nii-öelda ära puudutada, mis vist kuulus Iraanile või vähemalt oli seotud selle Iraani-Venemaa vahelise nii-öelda siis transpordiga. Loomulikult seal võis olla mis iganes asjad peal nii-öelda selle laiva peal, aga Iraan ähvardas kättemaksuga. Nii et ütleme niimoodi, et loodame, et see ei lähe nii, aga seal on eskaleerumise riski päris palju ja ega Iraanil seal oma naaberriikidega ka kõige sõbralikumad suhted ei ole. Nii et siin neid ohukohti on ikkagi väga palju, nii et ikkagi tuleb loota parimat. Olen nõus, jah. Teisalt turg jälle
loodab ja väga tahab uskuda nii-öelda sellesse rahusse ja seepärast on need hinnatasemed ka nii-öelda alla kukkunud, aga noh, see ongi niimoodi, et jälle mingi uudis ja siis võivad hinnad jälle nii-öelda tõusta. Siin on ikkagi see reegel, et kui mõistus võidab, siis asi rahuneb maha. Kui kuskil kellelgi lendab katus sõitma, siis paraku see asi ei rahune maha. Ja praegu loodetakse ikkagi sellele, et ega Iraanil ega ka USA-l, tegelikult ka Venemaa tegelikult ma arvan, suures pildis saab aru, et neil ei ole see kasulik enam. Suures pildis vähemalt, mis puudutab majandust ja loodetaksegi, et see majanduslik mõtlemine saab siis nii-öelda rohkem pildile. Et kui vaadata puhtalt, kuidas selles tuules siin raps on liikunud, siis nagu enne mainisime, raps on kiiresti alla kukkunud, aga kui vaadata fundamentaalselt, siis tegelikult soja tuleb rohkem. Rapsi iseenesest globaalselt on küll natukene vähem prognoositud võrreldes eelmise aastaga, aga nii-öelda kui logistiliselt nii-öelda suunata, siis peaks olema ka kõik nii-öelda kontrolli all. Austraaliast prognoositakse küll eelmise aastaga võrreldes natukene vähem rapsi, aga ikkagi 7 miljonit tuleb ära. Et nüüd on kõige olulisemad Euroopa mõistes, et kuidas rapsisaak siin meil kohalikul turul, siis ma mõtlen Euroopat, meil nii-öelda siis saagiks nagu tuleb, et sest Euroopa praegu väga palju pressib, kuna õlihinnad lihtsalt olid vahepeal väga kõrged, need on need ka muidugi alla kukkunud. Jah, Eestis ma tean, et on siin rapsi kergelt puudutatud 3,5 kuni 4,5 vist oli see esimese koorma või nii-öelda võtmise saagikus on ju, et aga täna veel ikka oleme meiega samamoodi ootanud, nagu ka meie lõunanaabrid suures pildis. Ja, just. Nii et meil on jätkuvalt väga põnevad ajad, huvitavad ajad ja volatiilsus turgudel kindlasti jagub. Kõik uudise pealkirjad meile hindadesse tulevad. Nii et hoiame teid uudistega kursis ja uued uudised juba siis järgmisel nädalal. Kohtumiseni! Kohtumiseni!